Tere õhtust! Ärkasin just üles. Olen Viru hotelli 15. korrusel. Väljas pladistab vihm, on pime. Mu selja taga on siis Tallinn. Nii paljukest, kui seda õhtusel ajal on näha. Ja tänaseks mõtiskluseks on see Viru hotell haruldaselt sobiv. Ma mõtlesin, see on kõige sobivam koht üldse, kus seda teha. Ja miks see on? Millest ma tahan rääkida? Ma tahan täna rääkida ühe käigukaupa malemängust. Et mulle meeldib jutumärkides malet mängida. Miks jutumärkides? Sellepärast ma ei oska üldse malet mängida. Ma muidugi tean, kuidas kõik käigud käivad ja mingid pisikesed, tillukesed, pateetilised strateegiad on mul ka kuskil olemas. Aga üldiselt ma malet mängida ei oska, aga ma ei tea, mind võlub kuidagi see malelaud, kuidas malend on asetatud ja see liikumine ja harmoonia ja see on ilus ja see on tõgõne mõnus. Ja ma klõpsin nagu mõnusalt malet, aga malemänguks seda ei saa ükski parema tahtmise seda kutsuda. Ma ei mängi päris ühe käigukaupa, nii ma ka ei ole, aga võib-olla siis 3-4 või midagi sellist, jah. Võib-olla öösel, kui ma väga väsinud ka mingi 2 käigukaupa võib-olla. Aga ühesõnaga malemäng see ei ole, see on klõbistamine. Ja miks ma selle malemängu peale mõtlesin, sest mulle tundub, et terve ühiskond, kogu mu elu on, mu ümber on inimesed, kes mängivad ühe käigu või peal 2 käigukaupa malet. Jutumärkides mängivad malet, jah. Kui ma olin lasteaias ja hakkasin 80. aastate alguses kooli minema, siis ütles mulle ma mäletan, et ma tahtsin minna inglise keele erikaaluga kooli ja siis ühe teise lapse ema ütles mulle, et see, mida ta tahab teha, see on absoluutselt kasutu, mõttetu. Ei saaks mitte kunagi kellega inglise keeles rääkida. No minu ainuke vastuargument, mida ma suutsin leida, väike laps ikkagi, oli see, et ma siis loen raamatuid, eks. No sellest ajast on ka jäänud ka mul suur Agatha Christie armastus, sellepärast, et ma hakkasin ta lugema, kui mingi 12 ma oskasin juba inglise keeles raamatuid lugeda, siis ma umbes siis hakkasin lugema Agatha Christie't. Ja sellest ajast saadik on ligi siis 40 aastat juba suur Agatha Christie fänn. Ja mind jäävad närvi need Vogue-filmid, mida viimasel temast tehakse. Ma ütlen, et ma olin selles Argentiina lennukis, kauglennul, eks ju. Airbus 380 ja vaatasin seda Vogue-varianti sellest surmast Niilusel ja 3 korda minestasin sellele ära, kaotasin päriselt teadvuse. No sest see kauglenn on väga kurnavad ka ja ma olin turistiklassis ka ja õnneks kõrval keegi ei istunud, aga ikkagi oli väga kurnav ja noh, siis oligi jah. Aga see sama lennal ma vaatasin filmi, kus Anthony Hopkins mängis ühte meest, kes kannatas selle mälu nõrgenemisele ja igasuguste, mingi Parkinson's või Alzheimer, midagi sellist tal oli. Ja ma vaatasin seda täieliku tähelepanuga, ei kaotanud teadvust, nii et see on ka näitab midagi. No nii, ja siis kogu ühiskonnas öeldakse mingi asju, mida ma õigeks ei pea ja siis ma pean kaasa noogutama, sest eriti kui sa oled juba vanem inimene ja sa ütled, et see ei ole õige, siis sa tungid seda kallale. Kallale sind solvatakse, heal juhul pilgatakse, öeldakse mingisugused armsaid jutumärkides solvanguid, eks ju. Ja nii edasi. Ja ma tulin Viru hotelli sellepärast, et miks ma teie tulin, jah? Sellepärast, et minu lapsepõlves ma ei tohtinud siia tulla. Ja ma seda mainisin ka, kui ma seal sisse tšekkisin, sisse registreerisin, mõtlesin, et ma siia, kui mina noor olin, siis siia hotelli ma siis tulla ei tohtinud. See oli Inturisti hotell ja Inturisti hotellidesse oli sissepääseks ju eestlastele keelatud. Ja see sisse tšekkimise hea külg oli see, et ma läksin ennegi siin kotti jätma, siis pärast tšekkisin sisse mõlemal juhul, ma rääkisin erineva soomlasega eesti keeles, mis oli täiesti fantastiline, sellepärast, et soome keel on, ütleme, üks mu lemmikkeeli, siis kui mul on närvid läbi lugemiseks, et kui ma olen soomekeelset romaanides, mingid Mika Valdarit või midagi sellist, siis täielik zen tunneda peale, selline arhailisem ja selline rahustav ja selline tore eesti keel. Ja seetõttu mul ongi teatav kurbus, et kui Eesti iseseisvuses vahepeal oli mingi, mitte kõikide soomlaste puhul, ma kohtasin tollal väga meeldivad ja kenasid soomlasi ka, aga oli teatav soomlaste ülbus oli. Ja see oli mõeldamatu, et mõni soomlane võiks eesti keelt osata või midagi sellist, seda lihtsalt ei olnud. Ja nüüd on see tulnud, nii et me oleme tagasi 1930-ndates,
kui Soome ohvitserid ikka, mäletan, kes see oli see, kelle ma lugesin, kes oli see Parvi Laht oli vist, jah, kes oli see kuulus kindral Steineriga on ühel pildil või seal kuskil netis leiab ta pilte küll, et kui Steiner käis 60-ndatel või millal ta käis 50-ndatel. Millalgi pärast sõda käis Soomes külas. Ja Parvi Laht oli üks tema headest sõpradest ja siis kui ta ka Venemaal oli vangis ja igal pool, siis ei leitud ta soome keele tõlkega, ei olnud vaja, sest ta oskas vabalt eesti keele tõlk millegipärast leiti, nii et tollal see oli veel, jah, ja see on nüüd tagasi, et 30-ndad on tagasi tulnud, nagu öeldakse, 40-ndad. Nii, et ma tulin siia Viru hotelli, sest see oli jälle see, et kes ühekaupa maanet mängib, oleks mulle 80-ndal öelnud, et ei laps, sina kunagi siia Viru hotelli ei saa. Ja kuna ma siia tulin, siis Viru hotell on muidu päris kallis, aga mina olen selline professionaalne äpikraapija. Alustame äpikraapimisega mingi 70 millega, ei lähe mitte. Kraabime kõik, paneme kõik soodustused ja kliendi staatused ja kõik sissi igal pool äppidesse sain lõpuks mingi 64 peale, see ka ei lähe mitte, saaks ikka veel, tahaks ikka odavamalt. Ja 64 peale on mingi hommikusööki ka veel sees. Ja siis ma krappisin veel äppe ja panin oma igast VIP-staatusi ja kupongi ja mida kõike ja särke-värki ja sain lõpuks 52 peale 200 toa ühele inimese kasutusse koos hommikusöögiga. Ja kui ma hommikusöögiga vaatan mingi vähemalt 20 euro eest süüa. Nii et see on päris soodus ja hea majutus. Ja palusin, kui ma saatsin juba ette teate ka, et ma tahan olla kõige kõrgemal korrusel, mis võimalik. Sain mu 15-ndale, et see oli kõige kõrgem, mis õnnestus. See oli päris hea 15, nagu oli ilus vaade, sadamat T-terminali näeb siit. Ma ei tea, jah, siit. Aga öö, mina näen, aga kuidas selle Mobla rondiga. Teie väga ei näe. Jah. Ma tulin Eestist, ma arvan, et 9 aastat ma olen käinud Tallinnas ja tundsin suurt hirmu ja ma Tallinnas olin maha, ma hakkasin filmima, siis ma kaotasin hingamisvõime, see teelik. Ma küsin, miks mulle Hispaania meeldib. Mul oli vahepeal suvel see, kui ma neid kollide kannatusi nägin nii palju ja siis ma kaotasin võime tarvitada alkoholi, isegi õlut ei saanud juua, nii ma teasin mingi 3 kuud, ma ei saa tilkagi alkoholi ei suuda juuda, sest mul on see tunne ma tegeleksin selle samaga, mis neid kolle tapab, eks ju, kuigi tegelikult ma ei tegele, ma lihtsalt ei joo nii palju, ma ei suuda ilu inimest nii palju juua. Ma ei joo kunagi ennast purju. Ja siis käisin, kui ma Hispaanias käisin, siis ma nägin inimesi, kes joovad nii, nagu mina õigeks pean. Ja siis see läks ära. Nii et ma olen nüüd saanud natuke juua, nii et see on ka tore Hispaanias käia, aga Tallinnas on tulnud selle mõttes, et mul see hirm, ma tahtsin sellest hirmust lahti saada, ma tulin bussijaamas maha, siis ma ei saanud hingata järsku enam. Ma ei saanud filmida midagi, ma ei saanud midagi. Siis ma tegin sama, mis ma tegin benji-hüppe all. Ma benji-hüppet käisin tegema seal Macaos 233 meetri kõrgused, see oli see hetk, kus kästakse see marvad üle selle ääre panna, see platvorm võbeleb seal 233 meetri kõrgusel. Tuulehiilid, poisid hoiavad seal kuidagi püsti, eks ju. Pane marvad üle ja ja sellega saab hakkama siis, kui sa lihtsalt elad nagu hetkes, võtad selle mineviku maha ja tuleviku võtad maha ja nagu täpselt hetkes. Tallinnaga ma tegin sama, ma olen hetkes, ma ei mõtle. Aga mul oli paar hetkel, et ma kukun pikali, päriselt kukun pikali, ma nagu paanikahoog tekkis ja süda läks nii valusaks, et hakkas nagu lõhkema, nagu infarkt hakkaks saama. Ja ma püüdsin õhku ahmida, võib-olla 10 sain sisse, mis oleks vaja saada. Et mul täiesti nagu paanikahoog tekkis. Ma ei tea, mis see oli. See täiesti õudukas, aga mõtlesin, ma hoidsin hetkes. Ja siis ma tegin neid nagu niimoodi hingasin niimoodi mõnda aega. Ja siis nagu sain nagu ennast tagasi hingama. Ja ka täielik keel mõelda, mis on nagu hetk tagasi, mis tuleb hetke pärast. Et see oli nagu see aitas. Et kui kellelgi tegeb mingi paanikahoog, siis katsuge jääda hetkesse. Siis nagu aga ma tulin nagu ufo maha, ma tahtsin näha, mis Tallinnas on saanud, kas ta on nagu põhjalikult ära menestatud ja multikultistatud ja mis mind inspireeris, oli mu lemmik Rooma kirjanik. Ma ütlen jah, et türklased, kui nad 15 sajand selle Konstantinoopoli vallutasid, siis erandina nendest sallivatest sõbralikest meie inimestest, kes meil siin praegu möllavad, nemad terminoloogiat muutma ei hakanud, need mingid Eesti inimesed Okay. Ja hästi kõik terminoloogia samaks, mis tähendab seda, Bütsants on tegelikult ju lääne termin, eks ju. See tahad seda Püha Rooma keisririiki, eks ju, ja siis Bütsants mõeldi nagu selline alandavam termin välja.
tegelikult ikkagi Ida-Rooma keisriks, sest noh, kui Lääne-Rooma langes, siis Ida-Rooma sai 1000 aastat ju edasi. Ja need elanikud olid roomlased, noh, Rooma kodanikud, roomlased ja siis see Petros Markaris, kes on mul üks lemmik krimkakirjanik, eesti keelde vist ei ole tõlgitud. Tema on selle roomlane tegelikult. Tal oli vist 200 aastat ootas Kreeka kodakondsust, nii et ta ei ole mingi kreeklane tegelikult. Ja siis temal on üks romaan, kus mõrv Istanbulis. Ja seal on üks tegelane, üks rikas, ka roomlane tegelikult, kes on mõelnud välja narratiivi, et ta sellepärast ei lahku Istanbulist, et tal on liiga palju kinnisvara ja tal on vaja hallata oma vara ja see on kõik väga raske ja blablabla. Ja siis mingil hetkel üks ütleb talle, et kuule, et lõpeta ära, et kinnisvara müümine nii raske ka ei ole. Et selle sa saaksid vabalt ära teha ja saaksid vabalt siit ära kolida, kui sa tahaksid. Ja seepeale ta murdub ja tunnistab üles tõe, et see narratiiv ei ole õige, vaid tõde on see, et ta kõigest hoolimata, ükskõik kes võimul on, ta armastab oma kodulinna ja ta ei suuda lahkuda seal mitte kunagi. Ja näha on niisest, ta peab elama ikka türklast võimu all ja seal, ega ta kellega seal kreeka keelt ju rääkida ei saa peale paari oma inimese. Ja ta ikkagi elab seal. Ja selles mõttes ka, et kui nemad elavad tema elab sellises tingimustes seal edasi, siis ma kannatan ühe venestatud Tallinna ka välja. Hea kogemus ei ole ja haiget teeb, aga kannatan välja aga ma tulin Tallinnas maha ja ma ei tea, kas täna saab vihma või on selline sügisene aeg või midagi, aga ma kuulsin kõik lenda peale eesti keelt. Et ütleme 80% keeles, et ma kõrvalvoolumeediat ja foorumidest olen aru saanud, Tallinna on väga väigelt ära venestatud, aga mulle seda muljet ei tekkinud. Vähemalt täna olingi olnud, võib-olla homme tekib teine mulje. Ja ma Lasnamäele muidugi ka minema ei hakka otseselt. Aga ei olnud seda venestatud. Ma vist mingil 3 korral kuulsin vist vene keelt. Ja ma sõisin natuke bussidega kaasa, ma olen vihma sadas pladist ja siis ma mõtlesin, palju mul seal ühiskaardilt raha maha võetakse, kui ma bussiga sõidan. Ja esimene võeti 1 euro ja teine kord ei võetud midagi. Öeldi, et kehtiv pilet. Nii et väga tore. Ei ole midagi hullu. Ja bussis ma nägin vene näojooni küll, aga ta oli tõenäoliselt vait. Võib-olla on sellepärast vait, et see sõda on või ma ei tea. Ja siis mul tekkis see mõte, et kui ma mõnda tiblat ka näen, et mul oli see, et kui see Amnesty International teatas meile kõigile oma sallival ja sõbralikul toonil, et tibla ja venelane on sünonüümid, mida nad kindlasti ei ole. Ja pole kunagi olnud, ma olen Vene ajal elama, ma tean, mida tähendab sõna tibla ja ma tähendab sõna venelane, eks ju. Et mingi Amnesty International tuleb mulle ütlema selliseid asju, eks ju. Ja ma isegi kirjutasin selle kohta mingisuguse foorumise postituse ja Tartu Ülikoolis mingi uurimisgrupp kontakteerus minuga ja ma olin nõus nendega täiesti tasuta intervjuu andma, et ma räägin, kuidas seda asjad tegelikult on. Aga saas mulle enne ühe ankeedi, kus oli sooideoloogiast läbi imbunud ja ma ütlesin, et ma ei osale ühegi uurimisel, kus on rohkem 2 sugu. Ja kõik. Ja selle ma olen uhke endale, et ma seda tegin. Ja ma mõtlesin, ma tahaks mulle tiblat ka näha. Ja ma hakkasin otsima ja ma mõtlesin, et kui ma olen hästi salliv ja sõbralik, sest kui ma näen, keegi on 97% tibla või 98%, 99%, siis veel ei piisa mulle, ma tahaks 100%. Ma näen, et on ikka tibla. Ja üllatus, kui ma jalutasin seal, oli kuskil Endla tänaval vist, tuleb mulle vastu grupp noori tiblasid. Ja ma olin üllatunud, ma mõtlesin, et noored võiksid äkki mitte tiblad enam olema, et võiksid juba natuke areneda. Ja vaatasin, kust majast nad välja tulid, need tiblad. Ja selle maja luks oli silt Vabaduse kool. Mõtlesin, kas see oli mitte see kool, kus on need Ukrainast pärit inimesed. Nii et Ukrainast on meile tulnud tiplu, nagu öeldakse. Aga seda vist ei tohi öelda. Aga jah, see on jällegi see ühe käivuga male mängimine, et praegu me mängime malet ja teeskame, et kõik see Ida-Ukrainast tulnud on ukrainlased. Või enam äkki teeskem, ma ei tea. Aga need olid tiblad. Ja mis ma vaatasin, et ma nägin neid vene noori üldse, et vahepeal oli mingi YouTube'is oli kellegi kanal, kus ta intervjueeris Venemaa linnades inimesi igasugustel teemadel. Ja ma panin tähele, et need noored kannavad täpselt sama stiilis riideid ja sama mood. Et väga eristatav Eesti noortest, et miks sa ei taha kanda sellised riid nagu eestlased kannavad, see on ka huvitav. Aga üldiselt jah, et ma ütleksin, linn ei ole pigem ei ole venestatud, et ma ikkagi jah, et see peamine keel, mida ma igal pool kuulsin täna, oli eesti keel.
natukene multikultistatud, ma ütleksin, et ma nägin nagu mööda mõnest söögikohast, kus sai näha, et et inglise keeles suurelt ja kas eesti keeles nagu hästi väikselt kuskil või üldse polnud või ma ei tea. Siin olin siin Viru keskuses Toidu tänaval, liikusin, issand jumal, keeleinspektor peaks seal nagu pidevalt visiidil käima. Aga ma ei tea, ma nagu ei soovi nagu minna kohtadesse, kus nagu eesti keelt mõnitatakse. Käisin huvi pärast, käisin seal ma enda tänavat edasi kõndisin, see oli selline Putkase mandariin, see oli vanasti see Tallinna keeltekooli see vastas, see oli 90ndate algus oli ka seal mingi idamaade koht, kus ma käisin. Ma arvan, et need omanikud vist samad äkki ei ole, sest sama maitse ka. Aga seal oli hämmastas mind see, et seal olid ühed venelased, kes nagu iseenesestmõistetavalt pöördusid vene keeles nagu teenindama. See oli ka huvitav, et seda Tartus ma pole näinud. Aga kõik oli eesti keeles muidu ja toit oli seal muidu väga hea, parem kui 90ndate alguses. Nii et ma ei tea, ma võtsin ühed Singapuri nuudlid ja seal oli isegi tunda seda voki, ma ei tea, kuidas see eesti keeles kutsutakse suitsuna või selline. See maitsev juurasena. See oli täiesti olemas, nii et ma täitsa üllatusin meeldivalt, et soovitan see kohta mandariin oli, see oli nimi mandariin. See kiirtoidu muidugi, kiirtoidu selline, aga väga head toidud. Vat. Et jah, et siis ma mõtlesin, kui ma tulin sealt bussijaamast maha, ma praegu jauran palju, sest ma olen natukene Tallinnas. Mõte nagu ei tööta võib-olla. Et jah, et mõtlesin, et ma ei mõtle, kui ma lähen, ma lähen siis nagu keha viib. Ja kuhu mu keha viib, mu viis, ilma mõtlemata, täiesti, ma ei tea, oleks osanud näiteks minna, kui keegi oleks käis öelnud, kuidas sinna minema, et ma poleks mäletanud. Aga keha viis mind sinna, kus ma elasin 50 aastat tagasi. Ja ma läksin siis sinna maja taha lausa, tundsin ära selle trepi, kus ma 50 aastat tagasi olen seisnud. Ja samal ajal pladistas meeletult vihma, meeletult paduvihma ja ma seisin seal vihmas ja see oli selline valus ja Kalamaja, see oli Kalamaja see. Nägin seal igasuguseid neid kuhutavaid võuki inimesi Kalamajas. Kes mu Kalamaja hävitanud. Ma ütlen, Tallinna mitte venestatud või ega isegi mitte multikultistatud nii väga, vaid Tallinnaga, mis on juhtunud, ta on nagu 2-mõõtmeliseks muutunud. Ta oli enne nagu 3-mõõtmeline linn, nagu päris linn. Need on nagu pann koogistunud või kuidagi selline 2-mõõtmeline. Selline kõige depressiivne või selline, ma ei oska öelda, selline rõske ja Tartu midagi, isegi praegu Tartu midagi helgem ja selline, soojam ja selline. Ma ei räägi midagi kliimast, ma räägin sellisest hingelisest või sellest. Ja muidugi kindel teadmine, et ma siin olen, et ma ei saa kunagi enam elus Tallinnas elada. Ma ei oleks nõus, et kui keegi annaks mulle tasuta korteri Tallinnasse, siis ma ütleksin, et lähema nädala jooksul on see veebisaidil kv.ee. Et ma ei ole nõus siin elus sellega enam. Et see on nagu ja muidugi siis, et ma siin nõus elama ei ole, tekitas tunda, et ma jällegi nagu kodutu vaim, ekslen maailmas. Muidugi ma ei vahetaks seda millegi vastu, ma olen sellega nagu leppinud ja sellel on omad eelised, mida neil ei ole, kes ei ole kodutud vaimudeks. Aga mingi osa minust tahaks, et oleks kodu ka. Lihtsalt Tallinnas on need Eesti mehed, kes on jõukad, eks ju, sellised, tahavad nagu kergelt moodsad ka olla. Ja nende nagu see egoenergia on nagu 30 meetrit enne neid või selline. Need on ka naljakad natukene. Neid sellised ka Tartus väga ei ole. Jah. Tallinna kuidagi, jah. Ei, see ei ole enam minu linn ja Ühest küljest teeb see kurvaks. Ühest küljest, jah. Aga jah, ja see ühe kaupa male mängimine, ühe käigu kaupa male mängimine, see nagu ajab mind närvi, sest ma arvan, et ma näen mingid asju veel ühiskonnas praegu ette. Et ütleme, paar aastat tagasi oli inimesi, kes nagu räigelt solvasid mind ja minusuguseid. Või tungisid kallale ja alandasid ja pilkasid ja sarkastilised märkusid ja mingid. Ja nüüd on hakanud rääkima sellist juttu, ma täiesti olen nõus, mida nad räägivad. Et siis on sellised libedad kalad või ma ei tea, kuidas. Selline inimene on jätis. Sellepärast, et kui sa 2 aastaga sul arvamused ei muutu. 3 aastaga ei muutu. Ja kui muutuvad, siis sa pead saama mingi Damaskuse tee mingisuguse värgi. Eks ju. Ja siis sa muidugi räägid sellest ja siis sa vabandad nende eest, kelle sa oled solvanud, eks ju. Ja kutsu kuidagi
kuidagi nagu lepitust otsida või midagi sellist. Aga no need nagu räägivad, nagu nad poleks rääkinud 2-3 aastat aega mingit täiesti mingit multikulti, mingit sallivat sõbralikku ja jama. Nüüd räägivad mingit, ma ei tea, põristavat sõjatrummi ja mingit, ma ei tea. Ühesõnaga jah, ma annan nagu asju ette, aga see oli huvitav jah, et ainukesed nagu tiblad, keda ma täna nägin, olid siis Vabaduse koolist. Ja mida see näitab, kui mitu käiku malet mängida, ette rohkem kui üks käik, selle üle mõelge ise. Aga noh, see jah, et 8. poleks iiagi mõelda, ma saan Viru hotellis siin 15. korrusel istuda. Ja ma istun siin. See on kaart, et see, mis otsuse ma tegin lapsena, olid õigemad, kui see, mida täiskasvanud ütles. Narratiividest ja tegelikkusest, eks ju. Mul veel üks hea näide. Et mina oma tööalases elus olen laias laastus 2 liini läinud, et üks on see, kus ma olen kedagi õpetanud või koolitanud või olnud ka eraõpetaja, olnud ka koolides ja igasugustes keeltekoolides ja teine on, kus ma olen teinud sellist palgatööd kontorites ja lennujaamades ja reisikonsultajad ma olen olnud. Ja kõikide juhtudel ma olen käinud tööintervjuudel ja ma olen käinud rohkemadel tööintervjuudel, kui ma olen töid teinud, sest loogid nad kõikidel tööintervjuudel tööd ei pakuta, eks. Ja kõikidel alati nii olnud, seda ei saa niimoodi öelda, aga mingid mustrid on tekkinud. Et kui ma olen käinud nagu sellises otsimas tööd nagu, et õpetajaks saada, siis pole mitte keegi, üldiselt ei ole ja kunagi kontrollinud, kas ma seda keelt, mida ma tahan õpetada, ka tegelikult oskan. Et nagu piisab mingisugustest, kas ma ütlen CV-s või mingisugune diplom või tunnistus või nagu, see on nagu täiesti sürr, eks ju, mõelda, sest me teame, et tegelikult keeleoskust ja mingid diplomid ja tunnistused tegelikult ei pruugi näidata. Keeled ei tööta niimoodi. Mul on näiteks oksitaani keeles B-taseme tunnistus täiesti olemas ja oksitaani keelt ma saan sellest hästi aru, küll passiinoskus on alles jäänud, aga kui ma peaksin praegu vetslema, siis ma ei suudaks. Ja mul on B-tase, mis nagu eeldaks, et ma suudaks vestelda. Aga ma võin tunnistuse teile anda, jah, ja mida see näitab, mitte midagi. Aga kui ma olen nagu firmadesse nagu palgatööle ennast kandideerinud, siis on nagu ikkagi kontrollitud, kas ma keelt oskan. Ja on olnud ka näiteks nii, et on jäetud üksinda ruumi ilma igasuguste asjadeta, lihtsalt paber, pliiats ja kästud esseesi või kirju kirjutada. Et seda on ikkagi kontrollitud, jah. Nii et mis tähendab seda, et need firmad nagu teevad raha, eks ju, neil on vaja nagu päriselus suhelda päris inimestega ja ei saa nagu narratiivis väga elada. Aga koolides õpetatakse keeli mõnikord jutumärkides. Vene aast on ei mäleta, kes mäletab, Vene ajal oli mõnikord nii, et oli saksa keel oli võõrkeel, saksa keelt õpetati ka jutumärkides, eks ju. Ja siis öeldi saksa keele õpetajale, et õpeta inglise keelt ka, aga kas see saksa keele õpetaja tegelikult inglise keelt oskas või ei osanud. See oli 6-järguline teema. Ja ka tänapäeval on tegelikult, et mõnda keelt saab õpetada, kui sa väga ei oska, et tõlkimine on nagu eriline oskus veel ja on ka muud lisaoskused. Aga näiteks jah, et eriti jah sellises sallivas ja sõbralikus maailmas, kus me oleme, on selline narratiiv, et keelt võib koolis õpetada inimene, kes tegelikult seda eriti ei oska. Ja kuhu see viib, seda ma ei tea. Seda vist ei tohi ka öelda. Aga olgu, ma siin jah, istun siin natukene ja mõtlen oma narratiividele, mis kunagi ütlesid täiskasvanu mulle, et mitte kunagi elus istusin Viru hotelli 15. korrusel, niimoodi öösel. Aga näed, aeg läks edasi ja minul oli õigus ja narratiivitädidel ei olnud õigus. Ja mul on ka õigus paari asja peal, mis hakkavad tulevikus juhtuma. Aga need on nii masendavad asjad, et võib-olla ma ei jaha nüüd väga rääkida. Et ikkagi elus on praegu mingid maailmas poliitikas igast kataklüsme ja sõda ja sellised asjad. Aga inimesed taha näha, siis taha näha ja mis mul sellest. Tungige uuesti kallale, öelge uuesti mulle mingeid inetusi, palun. Aga ärge siis pärast kahetsege.